ütlesid, et Pritsimees sai. minust Jah, väga lihtsalt. Rakveres 46. aastal 4. klassis vist oli, ma ei mäleta. Ja üks naaberkoolist tuli üks poiss ja ütles, et mul on vaja tornironijaid, aga meie poisid on nii vedele, ei julge kurat ülevalt allagi vaadata. Aga Rakveres tuledele õppetorn oli alla põhjani välja, seal oli mäekünked peal. Ja kes veel käis, siis Koidula tänava peal on näha, kui kõrge on Rakvere päästetorn. See on Eesti-aegne, tsaariaegne tegelikult. Kalda peal siis nagu jah? Kalda peal jah. Ja poisid ei julge kurat nööriga alla laskuda, et seda pidid tegema horisontaalis. Muidugi ei julge, pea hakkab ringi käima. Pea jääb nagu, ei jää päris alla, horisontaal. No tegelikult võtta see... Töötad jalgadega. Selle aja ju päästetehnikat värki, see oli ju öö ja päev praegu. Jaa, see oli õnnenummer, et sa alla said ja üles said. See oli kõva sõna, ootame. Et sa laskusid ülevalt torn, mitte pistiloodis, horisontaalloodis. Nööri mööda? Nööri mööda nii, et külg ees. Aga sealt ülevalt poisid ei julgenud allagi vaadata. Mina kurat kohe nöör ümber ja kukkunud. Aga siis oli see, et sa ei tohtinud jalgu lasta ega pead lasta. Keskelt oli nööri. Ja jalgadega toetasid vastu seina olnud. Miks oli horisontaalselt pidi tulema, kas nii püsti pidi tohtid tulla või? No aga vot siis oli niisugune, et inimeste päästmine. Tolumööda tulevad ikka püsti alla ju. No tolum. Aga proovis horisontaalselt tulla. Ei no ta natuke vähem segamini, ei, nad tulid ikkagi niisuguses asemel. Ei tulnud. Päris niimoodi. Horisontaal. Saab sinna riist välja. Jah, ei noh, see, eks seal on oma tehnika.